väga tähtis on soojendus ja selleks on hea harjutus seinajooks, joosta 2 seina vahel. Sinna ja tagasi. Ma näitan ette, väga lihtne. Kiiresti. Noh, jooksuks sai meil väga hästi soojaks. Ja järgmine hea harjutus on boksimine. Selleks ma panin ukse külge ühe padja, et meil pehmem lüüa oleks. Ja boksime. Ja kes tahab, võib ka muidugi peaga lüüa. Ja nüüd, kui oleme soojaks saanud, asume põhiharjutuste juurde. Selleks on mul ehitatud väga lihtne süsteem. Siin on nöör, mis jookseb jälle ukse ja see kinnitub säästu vilekoti külge, milles on 5 kilogrammi raamatuid igal ühel vastavalt oma raskusele ning see julla hoiab siis tasakaalu, mis on kinnitatud väga usaldusväärse teibiga. Väga hea harjutus seljale. Selleks me siis tõmbame. Okei, ma mõtlesin, et nüüd võiks teha ka mõned lihtsamad harjutused. Selleks on väga hea harjutus kätekõverdused plaksuga. Ja nii. Imelihtne. Ja nüüd üks lihtne ja kiire harjutus kätele. Ei ole vaja mingit imetehnikat, lihtsalt seina kuhu toetuda ning kindlat pinda, kus käsi hoida. Nii, paigutame käed siia ja hakkame jalgadega suruma siit. Noh, ma ei tea, kuidas teiega on. Mul on juba higimull otsa ees ning järgmine harjutus on kõhulihastele. Selleks võtame terava noa ja hakkame siin kõht tulema. Peksame hoopis kätega kõhulihaseid. Ja rusikad. Hästi pingu. Ema, kas need valuvaigised on seal alumises sahtles või? No okei. Treenima peab mitte ainult keha, vaid ka vaimu. Ja selleks on hea harjutus, mida mina kutsun löö, hoia ja lase. Selleks on meil vaja haamrit. Oleme siin teises toa otsas. Haamriga, kes tahab ka noaga teha, lööme vastu väikest varvast. Seejärel tuleb valu kinni hoida. Ei tohi piiksugi teha. Tuleb joosta teise tuppa akna juurde ja alles siis võib karjuma hakata. Nii. Ja läheb lahti. Ja niimoodi 3 korda järjest. Ja kõige lõppu teeme ka kindlasti venitused. Korralikud venitused. Kindlasti jalgu. Ja venite ikka tugevasti. Niimoodi ikka midagi tunneb.